pulmavlogi esimene päev. Me lähme oma sõrmuseid nüüd tellima. Meil on need välja valitud. Tellime me need Mati Hulverist. Mati on lahe venn. Seal on tore teenindus. Meie plaan on siis selline, et me teeme oma pulmavlogi, sest et meil ei tule ikkagi suurt pulma, nagu me oleme algselt planeerinud. Algselt meie plaan oli siis 2022 abielluda suvel. See mõte tuli meil tegelikult juba sügisel. Kuna see esimene karantiin oli selline pikk, siis mõjutas hästi palju ka tööalaseid asju. Ja sügisel uus laine lõi uuesti asjad suhteliselt sassi ja elukorraldus ka muutus. Siis me mõtlesime, et kuna see nagu on ikkagi nagu meie jaoks ja me tahame, seda pidu saab teha niikuinii ja ma arvan, et see ei jää pidamata. 25. märts on siis pulmakuupäev. Me tegelikult tahtsime, et kõik kuupäevad oleksid samal päeval, kui neil 20. märts läksime suhtesse, 20. märts kihlusime ja siis tahtsime, et see oleks ka nagu pulmakuupäev, kui me nagu niimoodi eraldi teeme. Aga kuna see päev on see aasta laupäev, siis ükski notar ei tööta sel hetkel ja perekonnaseisuametisse 280 € lihtsalt kahekesi maksta oli ka lamp. Nii et siis me otsustasime, et me valime nagu uue kuupäeva ja teeme hoopis niimoodi. Kandke maski. Ma ei tea tegelikult, kas sel ajal enam peab maski kandma, kui see video nüüd üleval on, aga igastahes praegu peab ja Pille-Peino andis meile ilusad maskid. Sõrmust on tellitud? Jah, see diil on nüüd done ja 6 aega. Ehk siis 6 aja pärast tuleme uuesti siia. Jah, siis saame sõrmused kätte. Ja vaatame siis järgmisesse hooaega. And today me läheme Karmenile kleiti vaatama. Ehk siis oleme siin kesklinnas. Mäk on ilusti kaasas, nagu ikka. Ja suundume Dress House'i. Nii, kleit on meil valitud. Või minul valitud. Sten approve'is selle. Kleidi ma valisin hästi lihtsa, mis on nagu selline natuke meenutab pulmakleiti, aga samas nagu ei ole nagu midagi too much, sest et meil ju otsest sellist tseremooniat ja pidu ei ole, kuhu ma selle kleidiga läheks, et meil on ainult pildistamine ja ma lihtsalt tahtsin ennast ilusana tunda. Me oleme uuesti Tallinnas, vahepeal olime pikalt maal ja nüüd me oleme Tallinnas tagasi ja me tulime tegema mida? Seal tõredel päeval siin eelmine nädal helistati meile ja öeldi, et tulge järgi. Kuna tegelikult on kõik poed kinni, siis aga keskused on avatud. Kuna toidupoed on lahti, siis me sõidamegi sinna ja siis saame sealt nagu poe eest need sõrmused, et need tuuakse nagu välja meile. McLovin on kaasas, magab,
oma õndsut tund. Lõpuks ometi. Terve aeg vingunud tegelikult. Tegelikult ta vingus ainult mingi 10 minutit nii kaua. Kuni ta sai aru, et sellel ei ole pointi. Kuna Karmen on ära hillitanud. Nüüd on tehtud see asi, ehk siis siia tee ühte meil rohkem asja ei ole. Kuigi Sten ütles, et sellele müüjale, et järgmise korrani, nii et ma ei tea. Järgmise korrani oli mõeldud nagu, et sealt saab ehteid veel, ehk siis ma soovitan ausalt kõik ehted, kingid kallimale Mati Kullast kindlalt minge Mati Kulda ja ostke, tellige. Neil on e-pood ka ja saate tellida endale. Nii et vaadake üle, tellige endale ehteid, nautige ja meie liigume nüüd edasi oma toimetustega ning järgmine kord, kui me juba näeme. Ma arvan, et juba ongi 25. märts. Kus me siis võtame peale oma hea sõbra, siis näete, kes ta on. Ma ei tea, kas me räägime ka, kus ja mida või? Seda näete juba videost, ja. Mis edasi järgmisena juhtub. Nii et. Kätte on jõudnud 25. märts. Meie sõidame praegu Rakveresse ja võtame oma sõbra meile, kes on siis fotograaf ja videograaf. Ja tema siis teeb meile pulmapildid ja sellise kerge videoklipiga. Siis kui me enda peale võtame, siis me liigume edasi Tallinnasse, käime notaris, siis mina lähen mingi ja eks me siis näitame natuke niimoodi, vähemalt proovime näidata. Ma arvan, et notaris on suht keeruline midagi näidata, kuna sinna kedagi teist ei lubata ja ise filmida samal ajal, kui nagu kõik see protsess seal toimub, on, ma arvan, suhteliselt võimatu. Isegi võib-olla natukese nagu nõme, sellepärast nagu endale nõme, sest tahaks nagu hetkes olla. Jah. Me oleme kohal, lähme teeme selle asja ära. Me oleme abielus. Done. Sellega on praegu done, ehk siis me oleme praegu siis ametlikult abielus. Ja Karmen nüüd siis ametlikult kannab nime Karmen Aru. Aga nüüd on see koht, kus me lähme liitume uuesti Martiniga ja lähme teeme selle ilusa osa ka ära, mida praegu muidu teha ei saaks. Ehk siis paneme pidulikult riide ja näeme ilusad välja ja teeme endale mälestuseks pilte ja video ja seda näete ka. Aga ma tahtsin öelda, et me soovitame hullult nagu enda poolt, mina vähemalt sain väga hea kogemuse. Notaribüroo Liia Martens, siis notar Liia Martensi juurde tulla, et kui teil on soovi üldse oma mingeid notariga seonduvaid asju ajada, siis väga meeldiv notar. Photoshootide juures on kõige toredam see, kui ma saan lihtsalt istuda ja vaadata. Ehk siis tulime siia Kalli juurde, kui meil anti ilusti suur saal. Põhimõtteliselt ongi nii, et nemad pildistavad ära Karmeniga, siis me teeme koos ja siis teeme minust ka paar pilti. Aga Karmen on hästi ilus. Nagu oleks käinud siin. Eks oleme palju vaadanud ju
ülekandeid ETV-st, mis on tehtud siin ruumis, et kõik on juba selge ja teada. Jah, Martin elab siin lossis tegelikult. Praegu tal siin kõrval taas on ehitus käimas. Mis sinna tuleb sinna tuppa? No seal nagu näed, mul on väiksed sellised nagu riidekapi moodi asjad, et need lähevad tegelikult nagu pikku pidi ja läheb nagu siuke soki-sahti stiilis. Jaa, okei. Ehk siis tuleb lihtsalt karda või? No põhimõtteliselt jah, et see rohkem midagi ei mahu, kuid siia panen ka mingi väiksema nagu maha. No võt, ehk siis selline elu mõnel mehel. Et praegu olemegi siis Martini kodus pildistamas ja teeme mõned pildid ära. Mõned pildid, mõned videod ja siis te juba näete seda hiljem. Ja ega ükski õige üritus ei saa jääda ilma Monsterita. Ehk siis cheers! Martin on kõva, suure, tubli töö ära teinud. Karmen on vapustavalt ilus. Tegime nüüd sees pildid ära, natukese video. Mac on meiega ja nüüd teeme paar pilti õues Maciga, kuna sees öeldi, et lemmikloomi ei lubata. Okei, arusaadav ka tegelikult. Ja ei ole hullu. Igatahes, põhimõtteliselt väike update teile. Nüüd ongi pildistamine ja sellega, ma arvan, me lõpetamegi vlogi ära. Eks me teeme mingi outro ka. Ja ma arvan, outroks tulebki see Martini video. Mäletan seda 2015. aastat nagu oma eilset päeva. Kui me olime mõlemad noored, rumalad, natukese ulakad ja hakkasime koos oma teekonda käima. Ja nüüd täna oleme me siin.